Minul on plaan minna reisile Norra ja ma ei ole Norras mitte kunagi käinud. Minu kõige suurem probleem on see, et ma olen üpris halb reiside planeerija. Mulle meeldib reisile minna niimoodi, et ma lähen kohale ja siis ma hakkan vaatama. Küll kõik lahendatud saab, küll igale poole saab mindud, aga ma ei viitsi väga palju planeerida. Seekord on asi teisiti, ma küll ei reisi üksi. Mul on kaasas inimene, kellele väga meeldib kõike planeerida ja et kõik asjad oleksid ikkagi paigas. Tõtt-öelda mind see pisut häirib, aga et tema reis oleks tore ja võib-olla kohapeal ei tekiks nii palju selliseid sekeldusi ja probleeme, siis ma otsustasin, mille jaoks me ikka AI-d muuks kasutame, kui oleks hea variant ära kasutada reisi planeerimisel. Ja ma andsin talle siukse väikse prompti. Te ei kujuta ette, kui perse see kõik temaga siin läks vahepeal. Me läksime tülli, me vaidleme. Aga mina küll tema peale sain kurjaks ja natuke sõimasin ka teda, kui ta ei saa juba 6. korda aru, mida ta tegema peab ja mida ma talt küsin. Ta lubab teha asju, aga ta valetab, ta ei tee. Ma pean olema nagu siuke kuri ülemus, kes hoiab kogu aeg ora perses tal. Vaidlesime pikalt, aga lõpuks me vist saime asja paika. Täna on neljapäev, laupäeva hommikul me sõidame ära nädalaks ajaks siis Norra. Minu eesmärk on see, et sõita autoga võimalikult palju läbi, näha erinevaid kohti, et see Norra mulle siis lõpuks ikkagi nagu meelde jääks. Ma ei ole seal kunagi varem käinud ja ma tahaks näha seda Norra loodust ja tegelikult ma ei oska isegi midagi oodata. Aga vaatame, mis prompti ma ChatGPT-le sisse andsin. Me maandume 1. november Norras, me maandume Oslos 11.30 ja umbes kell 12.30 rendime auto ja siis sooviksime hakata Norrat avastama. Me soovime oma reisil kogeda ilusaid vaateid, ägedaid teid ja maagilist loodust. Ma panin võimalikult detailselt sellepärast, et ta päriselt soovitaks mulle ägedaid kohti. Et kui ma panen lihtsalt, et tahaks loodust näha, siis võib-olla ta paneb mulle suvalise metsa ja ma ei näegi seda päris asja siis. Palun planeeri reis Oslost põhja poole ja tekita meile marsruut ja samuti tekita ka kaart, mille järgi siis ma saaksin sõita. Arvesta aga sellega, et me peame Oslo lennujaamast tagastama rendiauto kell 3. 7. novembril. Arvestage sellega, et ma jaksan sõita päevas umbes 3-4 tundi. Ma ütlesin seda sellepärast, et kuna päevad on lühikesed seal, umbes sellised 6-7 tunnised, et ma ei peaks terve aeg sõitma ja siis kõikidesse kohtadesse jõudma nagu kott pimedas. Kui õues on juba pime, siis võin sõitagi järgmisse kohta kauem, et olla hommikul ärgates juba uues kohas. Me soovime imelisi vaateid ja ka kergemat matka. Pean ütlema siinkohal, et mina olen üpris sitt matka ja väga ei viitsi matkata. Mina ja matkamine ei käi omavahel kokku. Kohe siuke must masendus, kui matkamisest räägitakse mulle. Passu juures päevitada ja passust hüpata. Kas sa saad sisse mahutada ka kalapüügi? See oli minu siuke saladus, mida ma oma kaaslasele ei öelnud, et ma sisse panen. Kalapüük on äge asi, ma tahaks seda kindlalt teha. Tee meile parim reis ja esita see mulle piltide ja detailidega. Samuti võid välja tuua, mida võiks õhtuti teha, kui oleme jõudnud sihtkohta. Esimese hooga ta paneb siis paika täpselt mulle, et see on 7-päevane, 1.–7. november, road trip, Oslo lennujaamast võtate auto, bla bla bla. Oslo, Lillehammer, Otto, Andalsnes, Geiranger, Alesund, Oslo ja ühesõnaga niimoodi ta pani selle asja kokku ja tegelikult ta läks suhteliselt detailseks. 12.30 võtad auto Oslo lennujaamast, sõidad Oslos Lillehammerisse, umbes 2,5–3 tundi, peatud kuskil Miosa järve ääres fotode jaoks. Ja siis ta toob iga asja kohta ka tegevuse välja, et mida võiksid seal õhtul teha, kui sa kohale jõuad. Näiteks esimese õhtu tegevuseks ta ütleb, et hubane õhtusöök kohaliku bistroo stiilis. Katsetage Norra kohalikke hapendatud juustusid ja kalatoite. Üks ööbiks Lillehammeris. See Lillehammeri mõte mulle tegelikult väga ei meeldinud alguses, sellepärast, et sa lähed otse üles kohe põhja ja seal võib-olla mingeid erilisi vaateid ja ägedaid autoteid justkui nagu väga ei ole. Vähemalt minu info kohaselt. Siis ma rääkisin oma sõbraga, kes äsja käis Norras. Ta soovitas sõita rohkem nagu edela poole ja siis sealt üles põhja. Ma muutsin selle reisi tegelikult ümber, et meil oleks rohkem neid ägedaid autoteid ja võib-olla veel ägedamaid vaateid. Aga selliselt ta nagu iga päeva paika pani, mis oli minu arvates nagu väga-väga pull, et sul on tegevused, sul on koht, kuhu sõita, ta paneb sulle matkad paika ja siis ta soovitab sulle mingisugust hotelli või hostelit, mis on ka tegelikult väga lahe. Peale seda, kui ma olin temaga 3 päeva rääkinud, siis ma kirjutasin talle, et me peame ikkagi reisi ümber tegema. Tema muidugi kohe küsib mu käest, et võtame asja uuesti käsile, mida me täpselt teeme, ütle mulle. Siis ma kirjutasin talle, et meil on 7. novembril kell 5 õhtul juba lennuk ja me auto plaanime tagastada kell 3. Ta tegi plaani täiesti ümber ja samuti ma kirjutasin talle, et me tahaksime Oslos sõita rohkem nagu lääne poole ja sealt edasi põhja. Ta vastab mulle, et perfektne valik, Robin. See on üks parimaid suundi üldse Norras, sest lääne poole sõites jõuate kiiresti fjordideni ja mägedeni, ilma et peaks nii palju pikki sirgeid sõite tegema. Kui ma alguses sulle kirjutan, armas ChatGPT,
et ma tahan parimat reisi saada, siis miks sa mind vales suunas juhatad? Ja siit algavad meie tülid. Ja nüüd ta kirjutab mulle. See tähendab, te ei lähe esmalt Lillehammeri kaudu põhja, vaid liigute Oslost otse läände läbi Trammeni üle Hardangervida, mägiplatoo ja fjordide poole. Juba sobib ju, ma ei tea, mis kohad need on, ma ei saa midagi aru, mis nende kohtade nimed on, aga mulle juba tundub see palju parem variant. Ideaalne. Päev 1, saavuta Oslosse 11.30, võtate auto 12.30, sõid Trammeni kaudu Nottedenisse, UNESCO linn, ilus mägide, umbes 2,5 tundi. Majutus Nototoden või Kongsberg, hubane mägimajutus. Ja õhtune plaan, jalutuskäik järve ääres, kohalik veinibaar või pitsakoht. Millest me räägime? Kõlab nagu ideaalne puhkus ju. Päev 2, sõit Hardangervida rahvusparki, peatus Voringsfossen-Kosk, Norra kuulsamaid ja majutame ennast Eidfjord või Ulvikus, fjordiäärne hotell või hütte, ehk siis ilmselt mingisugune hütt. Kuule, aga see on super ju, ideaalne. Päev 3 on paigas, päev 4 on paigas, päev 5, päev 6, päev 7 ja meie kogu reisiplaan on ühel A4-l, nii et minu arvates nagu ideaalne. Sest et ise, kui ma oleks pidanud otsima kõiki neid asju, et kuhu sõita, mida teha, nii väsitav ju. Nüüd ta tegi mulle sellise asja, et Google My Maps file. Sa põhimõtteliselt paned kõik oma punktid sisse, kus sa tahad jõuda ja märgistad need erinevate värvidega. Aga sinna me kohe jõuame. Ma hakkasin magama minema ja ma kirjutasin talle, et kirjuta oma mõtted, ma lähen magama, pane reis paika. Nagu selline värvides ülemus natukene. Aga super Robin, järjekordselt, panen uue ringi lukku ja jätan sulle rahulikult magama mineku versiooni. Siin on minu mõtted paigas ja paigas plaan läände põhja poole. Arvestusega, et 7. novembril kell 5 on lend. Ta on ülidetailne tegelikult mingites asjades, mis on ülituus. Ta ütleb sulle täpselt ära mingid kellaajad ja asjad, aga ma ei taha teada nagu, kui palju ta tegelikult pange paneb, sellepärast, et kui ma seal Norras kohal olen, siis, ja ta on midagi nagu totaalselt perse keeranud, siis on nagu väga keeruline sealt nagu kuidagi välja ujuda. Ta paneb mulle iga päeva sõiduaja ka perfektselt kirja, iga linna, kus ma siis läbi sõidan, et jõuda lõpuks oma sihtkohta. Alates päev 6. me hakkame juba tagasi tulema ja lõpuks me siis lõpetame niimoodi, et me oleme 2-tunnise sõidu kaugusel Oslo lennujaamast. Tundub nagu ideaalne. Reisi jooksul me ei ole veel ühtegi majutust broneerinud. Ma ise arvan, et kõige mõistlikum on teha seda koha peal, sellepärast, et siis me teame täpselt, kuhu me välja jõuame, siis me teame täpselt, mida valida, nii et ma arvan, et koha peal teha majutuse valik oleks nagu kõige mõistlikum. Google My Mapsist, siis My Maps on tegelikult päris huvitav asi. Päev 1 märgistasin ära kõik sinise värviga, et mul oleks aru saada, et päev 1 on kõik esimese päeva sihtkohad. Päev 2 ma märgistasin siis kõik rohelisega, päev 3 on kollane, päev 4 on oranž ja päev 5 on punane. Ehk siis nagu te näete mäpi pealt, siis me alustame siit Oslost ja me sõidame siit ülesse kollaste juurde, oranžid, punased, päev 6 on lilla, tuleme siit tagasi läbi Lillehammeri ja päev 7 on Oslo Airport. Kuna ma rentisin endale ka Tesla Model 3, siis minu jaoks on oluline ka see, et mul oleks paigas, kus kohas ma autot laadida saan. Ja minu info kohaselt on Norras üle 100 000 Tesla Superchargeri, suhteliselt igal pool on Tesla laadijad olemas ja ma arvan, et sellepärast ma väga muretsema ei pea, et kuskil aku tühjaks saaks. Samuti ma lisasin ka siia mäpi peale erinevad tegevused, no näiteks mingisugused matkad, vaated ja nii edasi. Ennetavalt ma lisasin ka hotellid, et mis meil jäävad tee peale, mis kandis me enam-vähem peatume, et mul oleks teada see nimi ja nii edasi. Ja muidugi viimaseks asjaks siis ma lasin ChatGPT-l panna kaardi peale superchargerid, Tesla omad, mis jäävad minu marsruudi lähedale ja see raadius võib olla kuni 20 kilomeetrit, et ma vahepeal võin liikuda 20 kilomeetrit eemale sellest põhitees, kus ma sõitma pean, aga tegelikult on enamus ikkagi kõik tee peal, sest neid on seal lihtsalt nii fucking palju. Ja kui ma rääkisin, et ma olen ChatGPT-ga vahepeal päris tülis, siis siin on üks näide. Ta kirjutab mulle, et ta loob mulle siis selle mapi lingi uuesti, selleks läheb tal 20-30 sekundit ja ta annab mulle toimiva lingi allalaadimiseks. Ja tegelikult oli möödas mingi 3 minutit ja ma kirjutan talle 20 sekundit on möödas. Siis ta kirjutab täpselt õigel ajal, Robin, ja sul on õigus. Nüüd on hetk, kus fail peaks olema kohe valmis. Ta oskab alati küsida mingisuguse lisaküsimuse, et ta ei peaks nagu põhimõtteliselt tööle hakkama. No üks näide on siin. Kas sa soovid, et Tesla Superchargerite fail kataks ainult teie tegeliku reisimarsruudi punktid? Või number 2, laiema valiku. Kõik Superchargerid, mis jäävad kuni 50 kilomeetri raadiusest selles marsruudist. Ehk lisapunktid juhuks, kui teeolud muutuvad. Mis on väga tore, aga fucking hakka tööle. Ma kirjutasin talle, et tee variant 2 ka.
ma mängin turvaliselt. Ta ütleb mulle täiuslik valik, Robin, väga tark ja küps otsus. Norra mägiteedel on ilm ja teolud ettearvamatud, nii et varulaadijaid 50 kilomeetri raadiuses annavad tõelise kindlustunde. No super. Väga hea, kui on kindlustunne, siis on hea ja tegelikult mulle meeldib, kui on kindlustunne. Noh, ja ta paneb mulle sellised laadijad ka, mis on tegelikult ägedates kohtades ja täpselt minu nagu tee peal. Ja noh, samuti siin on nii-öelda siis alternatiivid, et kui ma nii-öelda lähen kuskile mujale, siis mul on need ka kõik tegelikult mäpi peal olemas. Ma olen temas ikkagi selles mõttes vahepeal väga pettunud. Iga kord, kui ma tahan talt midagi saada, siis ta lihtsalt küsib jälle uue küsimuse. Väga hea, Robin, mul on kõik andmed koos, bla, 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 bla. Kas soovid, et tabel oleks nähtavad jooned? Klassikaline tabel või pigem õhuline ja minimalistlik? Pärast seda läheb PDF kohe genereerimisele ja ma saan sulle allalaadimislingi anda minutiga. Minimalistlik, palun. Ära rohkem küsimusi küsi, vaid tee valmis. Selge, Robin, minimalistlik 1A4 puhas ja ilma liigsete joonte ja küsimusteta. Ta kuulas sõna meie Norra seiklus 2025 reisiplaani ülevaade. 7 päeva, sõiduajad, marsruudid, tegevused ja Tesla elektrilaadi ja peatused. Kohe, kui on fail valmis, annan sulle toimiva allalaadimislingi. Jah, palun, Anna. Vaatame üle selle koos siis. Selline ongi reisiplaan või? Okei, ma saan aru, mis siin tegema peab, aga kas see nagu kenam ei võiks olla natuke või? Et reis oleks veel meelde jäävam, siis ma lasin tal kuulsate filosoofide tsitaadid öelda. Ja talle meeldivad need endale ka, sest näiteks ta paneb siia kohe traveling, it leaves you speechless, then turns you into a storyteller. Ibn Battuta, jätke meelde. Lihtsalt ma natuke pahandasin temaga jälle, nagu te näete, kaua läheb veel, nii, no juba veits toksikene. Jah, pane, jah, palun saada kohe, jah, palun. Jah, loo lihttekst, ma teen ise PDF-i, kuna ta ei saa PDF-i tegemisega normaalselt hakkama, ta teeb mulle mingi sita lihtsalt. Siin on lihttekst kogu reisi ülevaate jaoks, kopeeri kleebi ja saad ise PDF-i teha. Aitäh sulle. Ja lõppu ütleb ta muidugi, et see reis on aeglase ilu, vaikuse ja koosolemise lugu, mitte kilomeetrite, vaid hetkede järgi mõõdetud. Aitäh selle teekonna eest. Kirjuta siia oma mõtted, mälestused ja tunded. Need hetked jäävad igaveseks. No vinge, kas see reis plaanipäraselt läheb? Ma ei oleks nii kindel. Seal võib igasuguseid asju juhtuda ja ilmselt juhtubki, sest et nagu te näete, siis ta vahepeal ei suuda PDF-i genereerida normaalselt. Kas kõik läheb plaanipäraselt? Seda me näeme juba siis, kui me oleme reisil. Järgmine hetk on see, et ma olen lennukis.